Ja nüüd kuuleme lugu Rallisõitja Winnie. Ohoo, vaata aga, kes küll riputab oma pesu risti üle tänava kuivama, ütles Winnie, kui nad koos Vilburiga küla kohal lendasid. Aga ei, need ei ole aluspüksid ja sokid, vaid lipud ja vimplid. Külas on midagi toimumas. Hoia kinni, Vilbur. Lähme vaatame järele. Nad maandusid ühe mehe kõrval, kes üritas redelil seistes vimpleid üles riputada. Oih, ta redel hakkas värisema, kui ta neid märkas. Ega ma sind ometi ehmatanud, ütles Winnie. Mis siin toimub? Suur ralli. Täna pärastlõunal, ütles mees. Mis sorti ralli? Päris Winnie. Korralik värk, ütles mees. Ta kinnitas vimplirea viimase otsa lambiposti külge ja ronis siis redelilt alla. Juhtidel on kiivrid ja lukuga kombinesoonid. Madalad ja suurte laiade ratastega autod võtavad rehvide vilisedes ja suitsedes kurve. Mees hõõrus käsi ja naerdas õnnelikult. Sellest tuleb tõesti üks korralik ralli. Palju lärmi, mõned vigastused. Mis sorti vigastused, küsis Winnie. Ikka murtud luud, ütles mees. Oi, mul on ka luud, ütles Winnie ja näitas oma luuda. Siin on Winnie luud ka. Mees naeris. Vabandage väga, aga see on naisterahva luuda. See sobib koristamiseks, aga mitte rallisõiduks. Ma võin igal ajal sellel luual sulle ära teha, ütles Winnie. Mäu, nõustus Vilbur ja vehkis käpaga mehe nina all, et näidata, mida Winnie luud suudab teha. Igatahes, ütles mees, soovitaksin mina sul, kullake, hoida seda luuda köögis ja jätta rallisõit meeste ja nende masinate hooleks. Ah, ütles Winnie, kohtume täna pärastlõunal. Mees raputas pead. Sa ei tohi rallil osaleda, sest sinu sõidukil pole rattaid. Ta osutus suurele plakatile. Tuliste rehvide ralli. Kõik võistlejad on teretulnud. Sponsor, reipad rehvid. Ei tule kõne allagi, kullake, aga sa võid selle asemel teed teha. Ma olen kindel, et prouad laenavad sulle selleks puhuks ühe kena põlle. Ma ei tee mingit teed. Ma sulle alles teen. Vot seda teen ma, ütles Winnie. Mine parem tagasi oma pesu riputama. Kes on öelnud, et luual ei või rottaid all olla? Lähme rattajahile. Mäuh, ütles Vilbur. Nad vaatasid selle sisse. Winnie vaatas tolle alla, Vilbur vaatas nende sisse. Ja nad leidsid sellise ratta ja sellise ja sellise ja need. Anna mulle haamer, Vilbur, ütles Winnie. Siis hakkas ta rattaid oma luua külge taguma. Põmm, 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 põmm. Vaata, Vilbur, kas see pole mitte parim ratastega luud, mida sa kunagi näinud oled? Hüppa peale ja proovime järele. Vilburi põlved värisesid. Vilbur tõmbas kõrvad pead ligi. Pane kiiver pähe. Winnie surus ühe ämbri Vilburile pähe. Hoia kinni, ütles Winnie. Vilbur pani silmad kinni ja surus oma käpad tihedalt vastu luuda. Abrakadabra, hüüdis Winnie ja vehkis võlukepiga, et luud kiiremini sõitma panna. Otse maid lahvatas luua harjastest raketileek ja luud sööstis edasi ning jätkas ringiratast. Ringi
ja ringi nii kiiresti, et polnud näha muud kui luuavarre ja okste ja tule ja ühe hirmunud kassi udukogu. Oh sa sindrima sunnik, ütles Vinni, niimoodi me küll rallit ei võida. Mäu, huilgas Vilbur. Oh sa vaene Vilbur, ütles Vinni ja haaras kätte võlukepi. Abrakadabra! Luud jäi kohe seisma, aga Vilbur jätkas lendu. Ta tuhises edasi ja maandus sellise kõmakaga, et ta pea käis veel tükk aega ringi. Winni üritas uuesti. Põmm, põmm, põmm. Ai. Sa sinine sindrinahk ja kirbuküüs. Ma sain oma pöidlale pihta. Winni kinnitas rattad uuesti luuale, seekord pani ta suuremad rattad taha ja väiksemad ette. Hüppa peale ja teeme veel kord katset, ütles Winni. Mäu! Vilbur üritas ära joosta, aga Winni sai tal sabast kinni ja tõmbas ta luuale. Ära muretse, seekord tulen ma sinuga kaasa ja ma ei nõiu seda kiiremaks. Villi sikutas luua mäe otsa ja ta istus peale ja tõukas hoogu. Haa, kilkoll, põmmäu! Haa, kilkoll! Aitab, ütles Vinni, aga luud ei jäänud pidama. Ta sõitis üha kiiremini ja kiiremini. Kus mu võlukepp on, kriiskas Vinni. Aga Vinni võlukepp oli ühe ratta kodarate vahele kinni jäänud. Vinks, vonks, kolks, pumm. Ai! Ja mis sellest loost lõpuni sai, kuulete järgmises osas. Kuulmiseni!